See on sildkraana. Tavapärane nähtus tööstuskeskkonnas. Sildkraana on võimeline tõstma raskust 200 kilost tublisti üle 200 tonni. Sellise massi tõstmiseks ning ülima täpsusega ühest punktist teise liigutamiseks on vaja mitut võimsat, töökindlat ja turvalist elektrimootorit. Kuidas valmistada elektrimootorit, mis kõigeks selleks võimeline on? Elektrimootorite tootja Conesco toodab laias valikus elektrimootoreid. Ühed vaevalt kohvitassi suurused ja ei kaalu rohkem mõnest kilost. Teised võrreldavad sõiduautoga ning kaaluvad enam kui 2,5 tonni. Kuigi kõik mootorid ei ole ühesuurused ega ka mitte ühesugused, on nende tööpõhimõte sama. Nii ka põhikomponendid, millest nad koosnevad. Need on võll, rootor, staator, laagrid, korpus, otsakilbid, seisupidur, tiivik mootori jahutamiseks ja liitmikkarp mootori toiteallikaga ühendamiseks. Mootori montaaž on kiire ning ei nõua õppinud meistrilt suuremat pingutust. Samas on see kõigest tootmise üks ja viimane etapp. Ühe elektrimootori nullist valmis ehitamine on aga hoopis teine lugu. See nõuab erakordset täpsust, palju töötunde ning see kõik algab siit. Suurest toormaterjali laohoonest. Vastavalt ehitatava mootori tüübile ja suurusele valitakse siin sobiv raudvarras, asetatakse see järkamisliinile ning saetakse korrektsesse mõõtu. Mõõtu saetud raudvarras läbib seejärel mitmeid arvutiprogrammi juhtimise masinaid ehk CNC-masinaid ning pärast lõputut treimist ja suurt hulka emulsiooni valmib see võll meie elektrimootorile. Samal ajal tehase teises tiivas stantsitakse suurest plekirullist toorikud, mis seejärel soonestamispingis staatori ja rootori plekiks eraldatakse. Kui staatoriplekid virnastatakse ja keevitatakse omavahel kokku, siis rootoriplekid virnastatakse ja valatakse kokku. Selleks täidetakse rootoripleki sooned sulaalumiiniumiga. See pealtnäha lihtne protseduur nõuab erakordselt täpset kätt. Ka kõige väiksem ebaühtlus valamisel võib põhjustada soonte täitumise õhumullidega ning muuta rootori kasutamiskõlbmatuks. Liiga kiire jahutamine jällegi võib põhjustada metalli kahanemist ja tekitada vaakummulle.
Ettenähtust kõrgem õhuniiskus aga rikub alumiiniumi keemilise koostise, sest õhus olev liigne vesi jõuab sula-alumiiniumisse, laguneb seal hapnikuks ja vesinikuks ning tekitab sulamisse soovimatut räbu ja vesinikumulme. Peale korrektset jahutamist pressitakse valatud rootorisse varem valmistatud võll. Järgmisena, rootori välispind treitakse õigesse mõõtu. See on järjekordne etapp, mis nõuab suurt täpsust, sest rootor ei pea mitte ainult staatorisse mahtuma, vaid seal ka kiiresti pöörlema. Kusjuures õhuvahe rootori välispinna ja staatori sisepinna vahel peab olema täpselt 0,3 millimeetrit. See vahe on väiksem tavalise visiitkaardi paksusest. Antud etapi lõpus rootor tasakaalustatakse ning sellele paigaldatakse kuullaagrid. Samal ajal läbib kokku keevitatud staator protsessi, mida nimetatakse mähkimiseks. See on ilmselt kogu tootmisprotsessi kõige töömahukam osa. Esmalt isoleeritakse staatori sooned. Selleks sisestatakse igasse soonde Nomexist või Mylarist valmistatud spetsiaalne paber, mis ei juhi elektrit. Järgmisena paigaldatakse soontesse emailitud vasktraadist mähised. Viimasena ühendatakse kõik vajalikud kaablid ning mähiste otsad sõlmitakse tihedalt kokku. Selle eesmärgiks on välistada igasugune soovimatu liikumine ning vibratsioon mootori töötamise ajal. Sõlmimiseks kasutatakse punutud nööri või spetsiaalset sõlmimislinti.
Sõltuvalt staatori suurusest kestab kogu mähkimine 2 tunnist kuni 2 nädalani. Kõik mähitud staatorid testitakse põhjalikult ning ainult need, mis üksikasjaliku kontrolli läbivad, liiguvad edasi impregneerimisse. Impregneerimine on protsess, mille käigus mähitud staatorid uputatakse täielikult spetsiaalsesse vaiku. Selleks asetatakse staatorid massiivsetesse vaakumtünnidesse, mis seejärel vaiguga täidetakse. Vaakumi jõul pressitakse vaik mähise traatide ning staatori isolatsioonisüsteemi vahedesse. Impregneeritud staatorid nõrutatakse ning kuumutatakse seejärel 160-kraadises ahjus. Kuumus muudab vaiguga kaetud mähised tugevaks monoliitseks struktuuriks. Kuna impregneeritud mähistel on parem soojusjuhtivus ning suurem dielektriline läbitavus, siis on tulemuseks vastupidavam, turvalisem ning pikema elueaga mootor. Korralikult impregneeritud mootorid vajavad ka oluliselt vähem hooldust. Elektrimootorite korpused valmistatakse enamjaolt alumiiniumist või malmist ning nende staatoritele kinnitamiseks kasutatakse peamiselt pinguga liidet. Alumiiniumkorpuseid, mille sisemõõt on väiksem staatori välismõõdust, hoitakse 200-kraadises ahjus 20–30 minutit. Kuna alumiinium kuumutamisel paisub, siis on võimalik see lihtsalt staatorile kukutada. Metalli jahtudes tõmbub korpus uuesti kokku ning haardub ümber staatori sedavõrd kõvasti, et täiendavaid kinnitusvahendeid ei ole tarvis. Kui impregneeritud staator on saanud endale korpuse, pole enam muud kui mootor kokku panna. Selle tarvis kogutakse kõik eelnevalt valmistatud detailid montaažilauale ning jälgides igal sammul hoolega ette antud joonist, paneb õppinud monteerija mootori kokku. Conesco toodab aastas keskmiselt 90 000 elektrimootorit ning igaüks neist saab valmimise järel individuaalselt testitud. Selle lõpptestimise käigus läbib uhiuus elektrimootor hoolika kontrolli, kus lisaks mitmele koormustestile tehakse mootorile ka pöörlemissuuna ja pooluspaaride testid. Kõik tulemused arhiveeritakse ning mootor väljastatakse kliendile ainult siis, kui see toimib laitmatult.
Peale montaaži lähevad alumiiniumkorpusega mootorid otse lõpptestimisse. Malmkorpusega mootorid aga viiakse enne seda viimistlusse. Siin katavad maalrid need esmalt valge kruntvärviga ning seejärel annavad igale mootorile õige tooni või kliendi soovi korral päris omanäolise ilme. Juhul, kui mõnest elektrimootorist on tarvis suuremad partiid, viiakse tootmine automatiseeritud tootmisliinile ning mootorite valmistamine antakse üle masinatele. Sellisel juhul teevad praktiliselt kogu äsja nähtud töö intelligentsed robotid.